Nüüd aga võtame fookusesse kodu koristamise. Keter, ma olen tähele pannud, et sinu kodus toimetab üks vahva Mamiboti robot-tolmuimeja. Milline on su kogemus? Just, et nüüd on robot juba pea aasta aega aitanud mind kodus, et on tõesti väga suur abimees ja olles ema, siis ma tänu robotile saan väga palju aega ka kokku hoida. Ma tean, et see robot nii peseb kui ka koristab tolmu, et milliseid funktsioone sa näiteks kasutad? Ma tegelikult kasutan mõlemat funktsiooni ja võib-olla isegi rohkem seda pesemisfunktsiooni, et kuidagi mulle meeldib see rohkem, et ta samal ajal samuti ta peseb ja samal ajal ka võtab siis tolmu ära. Mulle tolmuimeja puhul just selle puhul kõige rohkem see meeldibki, et ta ei ole sugugi lärmakas, et isegi kui mina olen juba üleval ja kogu pere magab, et siis see robot ei aja ka teisi õnneks üles. Ma tean, sul on ka üks eriti armas pisike lemmikloom. Kuidas on lemmikloomakarvadega? Kuidas see robot nendega toime tuleb? Ta tegelikult tuleb väga hästi loomakarvadega toime, aga küll minu enda koer on jah väga karvane, aga ta ei aja pea üldse karva. Nii et õnneks siis loomakarvadega ta tegelikult meie kodus väga võitlema ei peagi, aga juuksekarvu on ju ikka maas. Ütleme nii, et roboti enda eest tuleb ka hoolt kanda ja vaadata, et kui tõesti võib-olla mõne ratta ümber on sattunud liiga palju juuksekarvu, siis lihtsalt tuleb need juuksekarvad sealt eemaldada, sest muidu ta ei tee oma tööd nii kvaliteetselt, nagu ta teeb, kui ta on täiesti siis korras. Sa saad ära märkida, kus sa soovid, et robot tolmuimeja oma tööd teeb ja kus sa siis ei soovi. Aga kas sul on muresid olnud selle robotiga? Muresid robotiga ei ole olnud ja ma loodan, et tulevikus ka ei ole, aga ma tean, et kui peaks tõesti tekkima ja on selline mure, millega ise ei saa hakkama, siis kindlasti saab professionaalide poole pöörduda. Aga just võib-olla see ongi, et tuleb lihtsalt ise ka väga hoolas olla ja samamoodi ka ise robotit puhastada. Kellele sa näiteks soovitaksid seda robotit? Ma arvan, ma soovitaksin robotit kõikidele, kes tunnevad, et väike selline abimees kulub koju ära ja olgem ausalt, tegelikult väike abimees just koristamisel kulub ikka päris tihti kodus ära. Et ma võtsin tõepoolest päris kaua hoogu roboti jaoks, aga nüüd, kui mul see on, siis ma olen tõesti väga tänulik, et on abimees olemas. Keter, aga kust võiks nende robotite kohta rohkem infot leida? Mina ise olen neid näinud erinevates kaubanduskeskustes, aga võib-olla kõige turvalisem ost oleks praegu kindlasti netipoes www.mamibot.ee.